Juhatan sisse järgmise esineja, professor Heiki Valk on Tartu Ülikooli arheoloogia õppejõud, arheoloogiakabineti juhataja, ajaloo doktor ja tema uurimisvaldkonnaks on olnud muinasaeg, vara keskaeg, keskaeg Eestis. Ta on uurinud lähemalt Eesti linnuseid ja eriti Lõuna- ja Kagu-Eesti linnuseid ja tema ettekande teemaks ongi eestlaste linnused muinasajast keskaega. Ja ennem ei ütlemata, et lisaks minu lühikesele ettekandjate tutvustusele te saate nende kohta pisut rohkem lugeda ka konverentsi kavalehtedelt. Aitäh, palun, Heiki. Aitäh, tere. Kuidas see asi nüüd käima läheb, kas ta tuleb ülevalt või pean mina vajutama siin kuskile, et see asi slaidid tuleksid välja? Et ma siis alustan mingisuguse jutukesega praegu juba, sissejuhatava jutukesega, jah. Et linnuste teema. Me oleme harjunud siis sellega kõik, et nagu alguses juba juttu oli, et vallutati ja linnused jäeti maha. Miks need linnused on tähtsad? Linnused muinasaja kontekstis on ju meil ikkagi sellised ainsad keskused, mis meil olemas on, kui meil ei ole ühtegi linna, kui meil ei ole kirikuid, ei ole kihelkonnakeskusi, siis sellised reaalsed keskused, mida on ka maastikul näha ja tunnetada, need ongi linnused. Teine on võib-olla siin kesksed kaubakohad ja turukohad, aga need ei ole pigem mitte alalised asjad, vaid need on ikkagi kohad, kuhu teatud aegadel kokku käidi või koguneti. Linnuste hulk läbi aegade, mis meil praegu teada on üldse muinasaegseid linnuseid, on kusagil 140 ringi. Päris lõplikku numbrit siin, ma arvan, et lähema 100 aasta jooksul ei saagi keegi öelda, sest neid leitakse pidevalt juurde. Praegu nüüd siis Maa-ameti reljeefikaartide põhjal Andres Vindi meil väga usinasti neid tuvastab ja kontrollimisel ka leiab. Nendest praegu teadaolevast umbes 140 linnusest, et päris muinasaja lõpul võis kasutusel olla kusagil 50 ringis. Jällegi paljusid me ei tea, me ei oska neid dateerida, sest ei ole kaevatud. Ligi kolmandiku Eesti linnustest ei ole üldse kaevatud, kolmandiku on kaevatud arvestataval hulgal ja kolmandiku on siis tehtud mingisugune väikene prooviauk ja midagi säält leitud, mille põhjal saab linnuse vanuse kohta midagi ütelda. Loodetavasti need pildid hakkavad ikkagi ka tulema tasakesi. Linnuste funktsioon omaaegses ühiskonnas. Miks nad tähtsad olid? Siin on erinevaid aspekte. See traditsiooniline, millega me oleme nagu maast madalast jällegi harjunud, on, et kui vaenlane tuli, siis eestlased kogunesid linnustesse ja panid seal vapralt vaenlasele vastu. See muidugi ka, aga see on ainult üks aspekt meie linnuste tähtsusest ja tähendusest. See on siis sõjaolukord, selline eriolukord, aga linnused olid olemas ju kogu aeg. Linnused võib meil jagada nagu laias laastus 2 suurde rühma arheoloogi pilgu läbi. Ühed on sellised linnused, kus on olemas õue peal kultuurkiht.
elamise käigus on sinna piisavalt palju maha pudenenud ja jäänud, et see on äratuntav ja seda tasub arheoloogiliselt kaevata ja sealt võib midagi selle linnuse kohta leida. Teised linnused on jällegi sellised, kus küll kaitseehitised on olemas, aga kus ei ole kultuurkihti. Mida kultuurkiht näitab? Kultuurkiht näitab, et seal linnusel on järjepidevalt elatud, nad on olnud asustatud kohad ja kui kultuurkihti ei ole, siis linnused on olnud olemas, aga seal ei elatud, sinna käidi, võidi käia hooajaliselt mingisuguste sündmuste puhul, aga nad võisid olla ka sellises suhteliselt latentses olekus päris pikkadel ajavahemikkudel. Kuidas me linnuseid üldsegi dateerime? Kuidas me teame seda, mis on nende kasutusaeg? Siin kirjalikke allikaid meil natukene on, Henriku kroonikast eriti teame ühte ja teist, aga arheoloogias on siis kaks viisi, üks on loodusteaduslikud dateerimise võimalused ja teine on leiud. Ja enamik meie muinasaja lõpu linnuste dateeringutest rajanebki radiosüsiniku proovidel, mis põhinevad sellel, et kui organismi elutegevus lõpeb, siis on seal kindel hulk radiosüsinikku, radioaktiivset süsinikku, mille hulk on üldse atmosfääris mingil sellel hetkel, kui see organism elab, on konstantne ja siis see hakkab lagunema, hakkab poolestuma ja jääb teda järjest vähemaks ja siis saab arvestada seda, et kuivõrd vähe seda radiosüsinikku on alles jäänud või kui vana see söeproov siis on. Söeproovidega on asi natuke keeruline, sest radiosüsiniku hulk, radioaktiivse süsiniku hulk ei ole atmosfääris olnud konstantne. Viimaste, ütleme siin juba ja viimase poole sajandi vältel julgelt on siis tegemist olnud ka nende süsinikuproovide kalibreerimisega, mis näitab siis või mis arvestab seda, kui suur on atmosfääri õhus olnud süsiniku hulk, radioaktiivse süsiniku hulk, kuidas see on ajas muutunud. See on võimalik siis nüüd dendroproovide põhjal süsiniku, radioaktiivse süsiniku hulga määramine puude aastarõngaste järgi. Loodetavasti sealt ikka hakkab midagi tulema. Need süsinikuproovid, need on siis teatud tõenäosusega kehtivad. Mina olen kasutanud siis sellist ebamäärasemat, samas ka kindlamat varianti. Tõenäosus jääb 95,4%. Need alati on mingisugune kõikumine. Kui need graafikud seal ilmuvad, siis on võimalik näha ka seda, et see proovi tulemus, see annab siis mingisuguse vahemikku või ka mitu vahemikku, millesse see proov langeb ja selle vahemiku sees on siis jällegi omad sellised suurema tõenäosusega alad, mis nendel hallidel graafikutel, mis hakkavad Eesti linnuste juures jooksma, mis on siis ka nähtavad. Seal tulevad sellised pildid, kui nad tulevad, kus on ajaskaala iga linnuse puhul ja on võimalik näha siis, kuidas need hallid suurema tõenäosusega alad hakkavad jooksma. Just need aastad, eks ole, 1200, 1300. Ma korraks vabandan, et on tõesti tehniline viperus, et neid slaide praegu suurel ekraanil ei saa. Et kui ettekande jaoks on vaja, siis ma saan anda selle arvuti, et te saate ise vaadata. Ja ehk saame praegu... Midagi ei ole teha, tehnikaga juhtub. Et tõesti vabandame Heiki Valgu ees, et sellised asju juhtub tehnikaga, midagi ei ole teha. Aga saame hakkama kuidagi moodi.
mis siis meie linnustest sai pärast vallutust? Muinaslinnustest, mis meil jäävad kasutusse sakslaste linnustena, on, eks ole, Tallinn, Rakvere ja Lihula on Põhja- ja Lääne-Eesti ruumist ja Lõuna-Eesti ruumist on Viljandi, Tartu ja Otepää, kuhu ehitatakse siis kohe sakslaste või taanlaste kivilinnus peale. Mõnede linnuste kohta teame, et nad on maha põletatud, kas kirjalike allikate põhjal või arheoloogia põhjal, aga enamiku kohta meil kirjalikke teateid ei ole ja just arheoloogia ja süsiniku dateeringud näitavad seda, et paljud muinaslinnused meil on kasutusel jätkuvalt edasi ka pärast aastat 1227. Kõige esimene näide siin Varbola maalinn, no katsugem siis ette kujutada, milline ta välja näeb ja kui võimas on ja milline on tema väravakäik ja millised on selles olevad postiaugud. Seal on siis ühe postiaugust enne posti panekut, eks ole, on visatud münt ja postiauku, mis dateerib selle posti panekut ja ühest postiaugust on siis koguni 2 tükki neid, Visby rahad 1210-20 kuni 1260-70 vahemikku dateeritud. Postijäänus ise 1156-1270. Põhja-Eestis teine Pada. Padal tuli välja 85. aastal täpselt samasugune väravakäik nagu Varbolas. Pada süsiniku dateeringud väravakäigust 1152 kuni 1269, 1123 kuni 1292, aga ka üks kannus, mis kuulub 13. sajandi esimesse poolde. Väikene küsimärk jääb, aga nüüd ei saa ma neid kõveraid näidata, neid halle kõverikke siin teisel proovil näitab see selgelt ikkagi, et raskuspunkt jääb ta 14. sajandisse ja natukene ka siis 13. sajandi lõpp on tõenäoline. Purtse linnus, Padast natukene ida poole, Purtse Tarakallas, sealsed proovid siis kalibreerituna tulemused 1161, 1297, 1222, 1325, 1257, 1401. No see viimased 2 ei jäta mingisugust kahtlust, et tegemist on vallutusjärgse prooviga. Ja valli on seal laiendatud aja jooksul ja 2 viimast laiendust jäävad siis ajaloolisse aega. Põhja-Eestist Toolse linnamägi, arheoloogiliselt uurimata, kivilinnusele üsna lähedal, sadama kohta kaitsev linnus, vall siseküljelt vaadates on 6 meetrit kõrge. Isegi muinaslinnuse jaoks on see natuke liiga palju, liiga vägev ja samas kultuurkihti jällegi ei ole. Väga põnev koht, vaja oleks kaevata, kaevamistel midagi ei leitud, aga siis ka ei sõelutud pinnast, tõdeti vaid, et on põlenud savitükke. Muuksi linnamägi, tuleme lääne poole. Süsinikuproovid 1121 kuni 1411, 1130, 1267, 1162, 1280. Jällegi jääb sinna piirimaadele ja üks proovidest raskuspunktiga jääb kindlalt 13. sajandisse. Padise vanalinnamägi, süsinik 1183 kuni 1459. Lohul on 2 linnust, on väikene linnus ja suur ringvalliga Jaanilinn. Väikesest on dateeringuid, suurt ei ole kaevatud rohkem, kui siin mõned aastad tagasi tõdeti, et suure peal kultuurkihti praktiliselt ei ole, et ta on väga kas lühiajaline või püsiasustust seal ei ole, erinevalt näiteks Saaremaa omadest. Lohu väikene linnus 1183, 1459. 1147, 1288, 1152, 1304 ja jällegi need hallid kõverikkude tipud, need jäävad 13. sajandisse. Kirjalikud allikad.
teame Henriku kroonikast juba Agelindet, kes on väga tõenäoliselt, kes või mis, kuidas see linnuse kohta ütled, 1220-30 siis Hagelite nime all. Henrikust teame, et 1226, see on siis, eks ole, 6 aastat või 7 pärast taanlaste alla minekut on linnus kasutusel. Edasi teame, et kindlustused on uuendatud 1225 ja 27 vahel. Edasi teame, et ordu on linnuse hävitanud pärast seda, kui Tallinnas 1233 tapeti paavsti vasallid ja 1236 on paavst kohustanud ordut see linnus siis oma paavsti vaheriigi jaoks jällegi korda tegema, aga ordu sai Saule lahingus otsa ja sinna see asi jäi. Sama lugu täpselt on teise linnusega, Goldenboret, Kullamaa, see sama hävitamise lugu ja 1236 ordu peab siis paavstile kuulunud linnuse korda tegema. Kuivõrd see oli paavsti oma ja kes paavsti esindasid siin koha peal, see on täiesti teine teema. See peavad ikkagi olema siin juba kohalikud inimesed. Lähme. Tuli pilt, ohoo, aga ta on jäänud maha. Ta on padal, vaatame. Nüüd on need allid kõverikud on all, aga me näeme ainult pilti, aga ta ei lähe edasi. Et sellest ei ole palju abi, aga midagi siiski. Saaremaale läksime, siis Saaremaal on väikene ilus linnus, Loode Saaremaal on Paatsa maalinn, mille arheoloogiline uurimine näitab, et seal on tegutsenud Saaremaa sepad, kes siis suurtes kogustes tootsid rauda ekspordi jaoks. Dateeringud 1150, 1268, 1152, 1269, 1260 kuni 1409. Jällegi järjepidevalt on linnus olnud kasutusel ka keskajal. Kärla lihulinn, meeletult suur linnus Loode Saaremaal. Süsiniku dateeringuid ei ole, aga kaevamistel on leitud 2 sõlge. See on siin juba. 2 sõlge, mis on iseloomulikud 13. sajandile ja viitavad siis tõenäolisele jätkukasutusele. Kärlast lähme edasi, Pöide maalinn. Kaevamised andsid süsinikuproove, aga kahjuks jäi nende proovide tulemuste saamine aega, kui Vello Lõugas lahkus siit ilmast. Marika Mägi on neid tulemusi näinud, vaid 1 proov on publitseeritud, see on 1151 kuni 1272, aga 4 proovi, mille tulemused olid kas hilisemad või väga palju hilisemad proovid on lihtsalt läinud kaotsi. Nii et tuleks jällegi kaevata natuke juurde, et saada dateeringuid. Marika hinnang on, et on jäetud maha 13. sajandil või 14. sajandi alguses. Valjala maalinn. Teame jällegi väga vähe uute kaevamiste ja Marika nüüd kaevas, sellel aastal uusi süsinikudateeringuid veel ei ole. Teame, et alistus 1227, aga kroonikas ei ole mingisugust juttu, et linnus oleks maha põletatud. Linnus on maha põletatud, millal ei tea, millalgi hiljem. 1261 saarlaste ülestõusu ajal keskus või see, mida sakslased piiravad ja vallutavad, on Kaarmal. Kaarma on kaugemal lääne pool, Valjala on ida pool, et võimalik, et Valjala on selleks ajaks siis juba olnud maha jäetud pärast Saule lahingu järgset ülestõusu, millel meil on kaudseid andmeid. Et jällegi küsimärk. Ja siis see Kaarma 1261 piiramine, eks ole, saarlastel on ehitatud sinna Hagen või Haag, mis siis viitab puitkindlustustele. Ida-Eestist on meil väikene Kassinurme linnus, mis on sisuliselt, mitte oma mastaapidelt ja mõõtudelt ei ole kuidagi moodi võrreldav Saaremaa
kui Põhja-Eesti omadega pigem on see selline kindlustatud talu või muinasmõis, aga tema juured lähevad muinasõja lõpusajanditesse, on siis 2 proovi, mis on kindlalt keskaegsed, 1212 kuni 1301. Üks on kindlalt keskaegne ja teine on siis 1157 kuni 1280. Kui nüüd hakata seda asja kokku võtma, siis see pilt on piisavalt kirju, et joonistub siit välja üsna selge muster. Meil on linnuseid, mis kas kindlasti või suure tõenäosusega jäävad vallutusjärgsesse aega oma kasutuse poolest. Ja teine, mis siit välja tuleb, on, et need linnused koonduvad Põhja-Eestisse ja Lääne-Eestisse. Lõuna-Eesti alalt on siis ainult see väikene kassinurmekene. Eks neid linnuseid võib olla rohkem ja nüüd on jällegi vaja oleks reguleerida, tõmmata kokku neid slaide, ta viskas 90% peale, nüüd on tal, siin on ka serv on puudu, et automaatselt ei reguleeri ennast, midagi ei ole teha. Et neid linnuseid võib tegelikult olla rohkemgi, sest paljusid me ei ole kaevanud. Kui nüüd vaadata kogu hulga suhtes, siis jätkuvate linnuste osakaal Põhja- ja Lääne-Eestis nende teadaolevate või oletatavate seas on ikkagi silmapaistvalt suur. No ma julgeks arvata küll, et 2/3 kohta võiksime me edasiste kaevamiste käigus saada kinnitust, et need on olnud vallutusjärgsel ajal kasutusel. Kui me nüüd vaatame, kuidas see asi haakub haldusjaotusega, siis jäävad nad Põhja-Eestisse Taani aladele, jäävad Lääne-Eestisse nii Saare-Lääne piiskopi aladele kui ka Ordu aladele. Need sellist maaisanda kindlat poliitikat ei paista. Kassinurme või Kassinurmekene, tema jääb siis Tartu piiskopi piirialadele, Ordu ja piiskopi piirialadele, kellele ta täpselt kuulus. No tõenäoliselt on ta siiski piiskopi maadel olnud, kui sa vaatad asustusmustrit. Läheme korraks siiski tagasi veel. Mida see tähendab nüüd, et linnus jätkub pärast vallutust? Keskused on järjepidevalt olemas. Mida näitab arheoloogia? Arheoloogia näitab seda, et seal ei ole märke sellisest keskaegsele euroopalikule kultuurile omasest elutegevusest, ei ole kivikeraamikat, mis on Saksamaalt sisse toodud ja mis käib nagu just sellise linnalise ja ka kivilinnuste kultuurkihiga kokku. Ei ole seda, ei ole lubimördiga ehitisi, kõik ehitusviis on vana traditsiooni järgi, puit ja paealadel kuiv müür. Millest me võime järeldada seda, et neid linnuseid haldasid, seal elasid, kasutasid, need olid eestlased, kes seal olid. Nüüd aga on meil ikkagi poliitiline olukord muutunud, on uus võimukorraldus ja see ei jäta kindlasti neid linnuseid ka puudutamata. Kui me vaatame nüüd Põhja-Eestit ja Lääne-Eestit, siis seal on maa ära läänistatud uutele vasallidele ja need läänistatud alad, mille sisse linnus jääb, need on kindlasti väiksemad, kui selle linnuse tagamaa omal ajal oli. Et linnus on kaotanud oma majanduslikust kandepinnast suure osa. Kuigi nad kestavad edasi, nad on saanud, tõenäoliselt nad on saanud piirkonna sellisest kesksest linnusest, nad on saanud siis mõisaks, millel ei ole enam sellist tagamaad ja võimu. Teine, mis on muutunud, on linnad, eks ole, tasapisi tulevad ja kasvavad linnad,
ja kaubandus, suurkaubandus, rahvusvaheline kaubandus koondub linnadesse ja käsitöö niisamuti, et kui linnused, eriti need Põhja-Eesti rannikul olevad linnused, nad on ju jõgede suudmes, nad on kindlasti olnud väga, väga tugevalt seotud kaubandusega, kultuurkiht on seal nõrgukene, samas on pindalad on suured, kaitseehitised on korralikud ja nad võivad olla osa sellest rahvusvahelise kaubanduse süsteemist täiesti, kus said võõramaa kaupmehed oma kaupasid vajalikul ajal hoida. Nüüd linnad võtavad suure kaubanduse enda kätte ja see tagamaa, see majanduslik tagamaa läheb ka linnustel ära, nii et nad, mu sisetunne ütleb, et need hakkavad kuidagi tasapisi nagu lagunema ja alla käima, sest ei ole enam seda majanduslikku potentsiaali nendel taga. Muidugi me ei tea seda, mis oli Saaremaal. Me ei tea, kuivõrd ordu Saaremaal läänistas, kui püsis edasi vana ühiskonnakorraldus, vallutuseelne. Siis ilmselt ka need vallutuseelsed ühiskondlikud struktuurid ja tagamaad ja majanduslik tagamaa, need on linnustel jätkuvalt olemas olnud, kuni siis see suurem taustsüsteem muutub. Kui me nüüd hakkame vaatama jätkulinnuseid muinasmaakondade taustal, siis me näeme seda, et Lõuna-Eestis on ainult meie väikene Kassinurme ja Vaiga on ka selline päris militaarseks keskuseks teda kindlasti nimetada ei saa, eks ole, see tema mõju seal võis olla kusagil 10 või maksimaalselt 20 kilomeetri peale, kuna ta lihtsalt on niivõrd pisikene. Sakala ja Ugandi, need maakonnad, mis Henriku järgi on kõige tugevamat vastupanu osutanud, kõige rahvarohkemad, need on vallutusjärgsetest linnustest täiesti tühjad. Mis on põhjus, miks lõunaeestlased jäid linnusteta? Esimene põhjus on see, et neid linnuseid oligi juba varem väga vähe. Me teame väga vähe päris muinasõja lõpust pärinevaid linnuseid Sakala ja Ugandi alalt, et seal on nagu Sakala alal on Viljandi, on püsikeskus, Lõhavere on püsikeskus, Ugandi alal on Tartu ja Otepää, on ka Uandimägi, on Erumäe kants, mis on kultuurkihiga linnused, aga linnuseid ongi seal olnud vähem, et juba see ühiskond muinasõja lõpul on olnud teine, see, kust edasi minna, see pind on olnud kitsam. Need paremad linnused, mis on kaubateede ääres, need võetakse üle, sakslaste poolt ehitatakse kivilinnusteks. Aga siiski see on nüüd omaette teema, mida praegu ei puudutagi siin. Lihtsalt tõdeme seda, et 13. sajandi alguses on väga paljusid Kagu-Eesti linnuseid ja tundub, et Viljandimaal ka mõnda on uuesti, Viljandimaal 2 tükki, Kagu-Eestis umbes 5 või 6, mida on hakatud väga tugevasti kindlustama ja see kindlustamine on jäänud pooleli. Linnused olid ikkagi olemas, sõjaolukorras raskete aegade tulekul on nad uuesti võetud kasutusele, aga nad ei ole jäänud kasutusele. Miks? Ilmselt on põhjus 1223-24 aasta ülestõusus, kui lõunaeestlased käitusid eriti halvasti ja eriti reetlikult sakslaste vaatepunktist, sest tegemist on ju juba ammu ristitutega, 1215 ristiti nii Sakala kui Ugandi. Nad on reetlikud usu taganejad, keda lihtsalt ei saa usaldada. Henriku teated sellest, kuidas viljandlased, eks ole, tapsid jumalateenistuse ajal, pühapäeval, sakslased on relvitult kirikus, eestlased lasevad neil välja tulla, ilma relvadeta minnakse kirikusse ja siis osad heidetakse vangikongidesse ja teised tapetakse ära ja kistakse siis sellel Järva fooktil süda seest välja. Sellised erilised brutaalsused, mis just lõunaeestlastega seostuvad. Lõunaeestlased ei ole usaldusväärsed ja seetõttu neil linnuseid ei jäeta. Ja saarlased ei ole tollel ajal üldsegi mitte usu taganejad. Saarlased on paganad, aga paganad on palju paremad kui apostaalid.
et selles mõttes see saarlaste eriolukord ja eristaatus ja nende linnuste jätkuv kasutamine, see on igati mõistetav ja igati põhjendatud. Nii et siis, mis me siis kokkuvõttes näeme, et eestlaste positsioon ühiskonnas 13. sajandi vältel ikkagi püsib, vähemalt linnuste järgi vaadates, aga see ei ole mitte ühtlane üle terve maa, vaid lõunaeestlaste olukord on siin kehvem, me ju ei tea, kas ja kuivõrd lõunaeestlasi üldse vasalliks võetigi. Aitäh! Suur tänu Heiki Valgule, jõuame teha ühe kiire küsimuse, kui on. Natuke hilisemasse aega. Jüri ülestõus oli niivõrd suur, et tundus, et seal oli suur organisatsioon taga ja niivõrd legitiimne ka veel, et nad said suhelda rootslaste ja venelastega neid appi kutsuda. Võite kommenteerida seda? See näitab ikkagi korralikku organisatsiooni, korralikku taset ja näitab kindlasti ka staatust, sest ega kuningas ei võta siis päris mingisugust, talupoega, kellel ei ole nime taga ja ei hakka selle peale saatma oma sõjaväge, Rootsi kuningat pean silmas siin. Siin peab ikkagi olema selline võrgustik, millest me kirjalike allikate põhjal ei tea ja need nimed peavad olema olnud ikkagi tuntud ka kuningale või tema esindajatele Rootsis.